tere tulemast lugemisse, armas kuulaja. Ja oleme siin suviselt hilissuves. Vaikselt hakkab juba sügis hiilima, aga mul tuli tunne, et juhatused ammu oleks olnud aeg juba üks mõnus lugemine toetuseks teha. Aga nüüd on siis see hetk siin kohal. Ja nüüd rullib see energia ennast lahti ja ma olen oma lugemistes hästi suures usalduses, et täpselt siis, kui minult on küsitud, täpselt siis need sõnumid ja vastused ja juhatused ja teadmised tulevad. Et midagi ei ole vaja sundida või üle mõelda, vaid olla selles loomulikus voos ja loomulikus voolamises ja rullida siis lahti seda, mis tahab läbi minu tulla. Ja see jumalik ajastus ja see hetk on minu jaoks väga oluline, et minna sellel hetkel, kus minu sees on see äratundmine, et jaa, nüüd on see õige hetk. Nagu ma näen, siis meil siin lugemise laual on hästi palju putukaid külas kuulamas, kärbseid ja igasuguseid muid väikseid ämblikke ja tegelasi. Et tore. Ja tänase lugemise teemaks on ka selline teema, mis kuidagi ilmutas mulle ennast juba siin tükk aega, aga miskipärast ma ei ole selleni jõudnud. Aga need sõnumid tulevad siis kõrgemalt minalt. Ehk siis mida sinu kõrgem mina sulle praegu öelda soovib ja kuidas siis mina seda üldse sulle jagada saan. Mina saan sulle seda jagada niimoodi, et mina avan siin selle välja, selle võimalikkuste välja ja ma ei ennusta sulle siin mitte midagi, vaid ma aitan lahti mõtestada seda, mis on, seda, mis sinu sees on. Oluliseks komponendiks on kindlasti sinu taju, sinu tunnetus. Kas see kõnetab sind? Kas see töötab sinuga? Mis on see väärtus, mis see sulle pakub? Et alati tunnetada läbi enda neid siis sõnumeid ja tunnetada just, et kuidas see sinuga haakub ja miks sa neid sõnumeid kuuled. Ja kui sa oled nagu selle äratundmise ja usaldusega tulnud kuulama, siis võta vastu ja ära torma siit kohe kiiresti minema, scrolli edasi, vaid usalda ja lase siis sellel sõnumil minna sügavamale. Nii, aga kuulame siis neid südamlikke, kuna siin on hästi tugev roosiväli täna avatud, et ma tunnen, et see roosi energia nagu töötab hästi tugevalt siin sõnumites, siis need on nagu südamest tulevad kõrgema mina sõnumid, et siin on avatud selline südameväli. Ja ma tervitangi siia lugemisse, siis kohe alustame ja tere tulemast lugemisse grupp number 1. Mul on hea meel, et sa oled siin ja me kuulame siis täna selliseid südamest tulevaid sõnumeid kõrgemalt minalt. Ja just see südameväli on siin nende roosiõite saatel ja rooside saatel avatud. Ja ma olen nii tänulik, et mul on võimalik siin oma ämma aias teha siuke tore roosiline lugemine meile kõigile. Et suur aitäh lillekasvatajatele. Ja see on nii tore, et see kõik siin meie jaoks võimalik on. Aga ma panen siis teised grupid praegu siia kõrvale. Proovin siin
ettevaatlikult nüüd ootele panna. Grupp number 2 ka siia kõrvale lauakesele. Ja grupp number 1 sõnumid siis. Vaatame siis, mis on need praegu olulised kõrgema mina sõnumid, mis tahavad sinuni jõuda. Avame siis kohe esimese kaardi. Nii, sealt on ilusti näha. Tuli siis selline sõna, Jumal ütleks kohe niimoodi, nagu suhtlemine, aga samas mingi ebaaususe sõnum. Mulle tundub, et see sõnum ongi see, et sinu kõrgem mina tahab sulle öelda hästi armastavalt ja südamlikult, et sa paneksid rohkem tähele oma sõnade kasutust ja seda, mida sa räägid, millest sa räägid ja kuidas sinu sõnal on tegelikult tohutu jõud. See on nagu selline hästi suur teadmine ja teadlikkus, et meie sõnadel on jõud ja tegelikult need sõnad, mida me igapäevaselt kasutame, nagu nendel on hästi suur tähendus ja need on nagu oma põhjusega just sellised, nagu need on. Et me kipume nagu unustama seda, me arvame, et me kas siis nagu ütleme lihtsalt mingis olukorras, et kuidas asjad on ja me nagu nendime fakte, aga me tegelikult ei loo nagu oma sõnaga, et me kipume seda ära unustama, et me tegelikult loome ja me saame valida. Mul jäi siin kohe silma üks südamekujuline roosiõis. Et me saame alati valida selle, kuidas me enda elu häälestame enda sees, et olla siis sellest teadlikud. Ja siis nagu tuleb selline nagu, et kas sa oled nagu aus oma sõnades, et me kipume tihti nagu sükseid väikseid valgeid valesid rääkima või me ei julge või kuidagi ei taha päris nagu niimoodi öelda, nagu asi on ja siis võib-olla muudame seda nõksuke siin ja nõksuke seal ja tegelikult siis läbi aja sellest saab nagu komme valetada. Noh, kas või sükseid väikseid kergeid asju. Et siis ma nagu tunnengi, et see kõrgem mina tahab nagu korrale kutsuda, et see on hästi oluline, et me oleksime ausad endaga kõiges ja ka teiste inimestega. See ei tähenda seda, et sa pead kõik oma isiklikud asjad teistele rääkima või olema nagu hästi aus ja nagu kogu aeg kõigile kõik laua peale panema. Ei, sul on vaja olla nagu tark ja teadlik. Aga olukordades, kus näiteks sinu käest küsitakse midagi, siis sa vastad ju ausalt. Ja just nagu süksed nagu väiksed valed, et see on see koht nagu, millest ma räägin. Et sa oleksid nagu nendes kohtades tähelepanelik. Kuidas sa siis kasutad oma sõna? Ja kuidas sinu sõna mõjutab ka teisi ja sind ennast ja kuidas sa kõigepealt endaga räägid ja kuidas sa teistega räägid, kuidas sa teistega suhtled. Kas sa oled ülesehitav enda elu suhtes, teiste suhtes või siis allakiskuv, lõhkuv, hävitav lõpuks. Et hästi oluline koht. Nii, siis on sõnumiks tasakaal. Et sul on vaja nagu elus siis leida mingi selline tugevam stabiilsus enda sees. Kui mingid kohad on hästi nagu lappes ja raputab ja väristab ja intensiivne on, siis
siis selle asemel, et lihtsalt öelda, et kõik on nii raske, see on nii intensiivne, see on nii võimatu, et me vaataks, aga mida ma saan teha. Nii, mul on vaja leida tasakaal enda sees, et ma saaks siia kohta tulla, et mida ma saan teha, mida mina saan teha, et see olukord muutuks, et mul oleks parem, et mul oleks hästi, et midagi ära teha, mida mul on vaja teha, et sellesse kohta tulla, meil ongi vaja siis leida tasakaal enda sees. Ja kui sa oled selles teadlikkuses praegu, siis ära unusta seda ära, et sa saad siia tulla tagasi selle tasakaalu kohta ja rahuneda, lõdvestuda ja jääda seisma selle asemel, et minna tormide sisse, minna ja vahutada. Sa võid seda teha, aga su kõrgem mina ütleb, tule palun tasakaalu, tule palun keskmesse. See ei toeta enam see tormivahtudes võitlemine nende lainetega. See ei toeta enam. Et nüüd oleks uus tasand on see, et ma jään keskmesse, ma jään kohale, ma jään rahusse. Olgu, on intensiivne, aga ma valin jääda endaga, ma lõdvestun ja ma vaatan, mis on see siin, mida mina saan teha enda jaoks ja teiste jaoks. Mida ma saan teha, et seda tormi vaigistada? Või kas ma saan tulla lihtsalt endasse ja seda see torm mulle õpetabki, et las tormab, mina jään endasse. Mina leian nagu selle tasakaalu. Ja see siis ongi see, et see toob selle selguse. Ja just väga head sõnumid, et mul juba klikib. Et siis see aitab luua nagu selle selgus, et sul on elus vaja selgust, suuremat selgust ja see on ka hästi seotud selle sõnastamisega, sõnadega, et mida sa väljendad, kus su sõnades on selgus, kas seal on energia taga, kas seal on juhatus, tarkus, sinu eluenergia on nagu sellega kaasas, nagu, et kas sa oled kohal. Hästi palju võib juhtuda seda inimestel, et me kipume nagu, meil tekivad mingid seinad ette, kus me mingis kohas ei taha enam kohal olla, siis me hakkame bla ja kaome ära kuskile mingite lugude sisse või mingi koha sisse iseendas nagu põgenemise koht. Et siis olekski vaja nagu see koht üles leida. Okei, siin ma ei taha olla enam kohal ja siis teha see koht ära, et ma jään ka siin kohale. Ma julgen ka siin endas kohal olla. Ja tegelikult kohal on alati hea olla, see pole mingi tohutu töö ja pressimine ja mingi võimlemine, iluvõimlemisharjutusi, mida sa pole kunagi teinud, vaid see on tegelikult mõnus selline rahustav tegevus olla kohal. Ja siin on ka märksõnadeks nagu sulle julgustuseks ja toetuseks siis planeerimine, vabastamine, et see illusioonid vabastaksid. Et kui me oleme enda sees mingisugustes nägemustes, kuidas asjad peaksid olema, kuidas kõik peaks olema, kuidas mina peaksin olema, kuidas mu lapsed peaks olema, kuidas mu partner peaks olema ja kuidas mu ema ja isa võiksid selle kõige juures käituda ja kuidas mu tööandja võiks olla või kuidas mu ettevõttel võiks kõik minna ja kuidas siis kõik olema peaks, see nagu tohutu stress ja siis me ei saa võtta vastu seda, mis on. Et meil on vaja lasta lahti illusioonid ja vaadata seda, mis on. Ja siis tegutseda. Ja siis sellest enda sees keskmes olles tasakaalus tegutseda. Julgeda olla selles kohal. Nii siis on planeerimise punkt, et selleks, et kui asjad kipuvad nagu laiali jooksma ja tundub, et aeg läheb nii ruttu, et ma ei saa aru, kuhu, aga aeg kadus ära. Ma ei tea, mida ma tegin, aga aega ei olnud, nagu lihtsalt aeg nagu kiirustab. See on esimene märk sellest, et on vaja rohkem kohale tulla, et on vaja rohkem lõdvestuda, sest see aeg jääbki jooksma vastasel juhul. Ta jääbki nagu sinu eest nagu põgenema, sest et sina ei ole lihtsalt kohal, aeg käib kogu aeg. See on kogu aeg, see on lihtsalt midagi, mis on, aga see, kuidas sina tajud seda reaalsust, seda ajalist reaalsust või seda olemist, see annabki sellele nagu selle võtme.
see annabki sellele, et kas sa oled rahul, lõdvestunud, kohal oma hetkes, tegeled oma eluga, oma asjadega või siis sa ei saa aru, kuhu kõik voolas, kuhu kõik ruttas ja kuhu kõik läks. Ja siis see tekitab kurbust ja ärevust. Et sellist nagu selguse loomise kohta on tarvis edendada ja see on nagu praegu oluline. Et võib-olla see varjupool võib olla see, et on mingisugune tundmatus, mingi tundmatus, et ja võib-olla see ongi nagu see hirm, on ju, et kõik on ju siis tundmatu. Kui ma jään siia kohale ja ei rutta selles rattas enam edasi, siis see on nagu midagi sellist, mida ma ei tea. See on midagi sellist, mida ma ei saa kontrollida. Mis siis saab? Mis siis juhtub? Aga see on täpselt see, mida praegu on vaja teha. Õppida tundma seda tundmatust. Minna sellesse voolamisse. Minna sellesse olemisse. Tulla enda juurde tagasi. Ja mul on selline tunne, kuna see kaardi lugemine on lihtsalt nii armastust täis, et sulle täiega meeldib tegelikult seal olla. Selles olemises, selles energias, selles heas kohas enda sees, selles lõdvestuses. Et sulle nagu meeldib see. Mitte isegi nagu, vaid päriselt meeldibki selles olla ja see nagu ehitab sind jälle üles. See taastab su energia. See laeb sind täis. Sa tunned iseennast jälle ära selles lõdvestumises, selles kiiruses on rohkem sellist maskimängu, aga selles lõdvestumises on rohkem sind ennast. Ja viimaseks sõnumiks tuli ainult sina tead ja saad vastu võtta oma unistusi. Seda, mida sa siis päriselt teha tahad. Seda, mis on see sinu kirg ja sinu armastus. Ja see siis nagu, mida sa selles kohalolus tahaksid luua. Millele sa soovid nagu planeerida seda aega ja seda pühendumist, et sina tead seda. Et ära oota, et tähendab, neid mänge pole vaja enam mängida, et sa oled kurb ja õnnetu, sest et keegi ei mõista ja ei tea su unistusi ja ilmselt need ei täitu kunagi. Et seda mängu ei enam vaja mängida. Sina tead, sina saad olla see, kes läbi lõdvestumise ja armastuse viib ellu seda elu, mida sa elada soovid. See sammuke korraga. Vaikselt minek, iseendaga koos minek, endaga käsi käes, hoides ennast oma lähedasi, oma armsaid, nagu kõike ja kõiki, sest see, kui sina ankurdud enda energiasse, see laiendab nagu kõiki. Nagu kõige pehmemas, ilusamas võtmes tegelikult. See ei ole mingi tohutu käristamine ja väristamine, vaid see on nagu rahulik, loomulik loomeenergia. Ja kas sa oled teadlik, et meil on olemas ka Instagrami kanal, kus sa saad meie sõnumeid jälgida, meie tegevusi jälgida. Me postitame seal tihemini isegi kui siin. Ja ma soovitan sul tulla ka sinna meid vaatama. Ja kui sulle see kaardi lugemiste sõnum meeldis ja see sind kõnetas, siis mul on hästi hea meel, kui te ikkagi siia alla kirjutate kommentaari või panete sellele videole like ja teelite meie kanali ja siis panete kellukese ka veel, et saate õigel ajal täpselt need õiged sõnumid kätte. Ja see on väga teretulnud, nii et tule meid Instagrami jälgima, jälgi meid YouTube'is ja
jaga oma südamest, kui see, mida sa siit said, see kõnetas sind ja kui see rääkis sulle midagi olulist, kas või väikene killukene, siis jaga seda meiega, see on väga tore. Ja kui sa soovid sügavamale minna oma teemadega, saada nagu seda isiklikumat lähenemist ja tajumist, siis kirjuta valgusesõnumid@gmail.com ja tegelikult siin selle video all, siin boksis on kõik kirjas, mis see täpselt tähendab ja kuidas meiega ühendust võtta. Nii et grupp number 1, sellised sõnumid kõrgemalt minalt ja südamlikust kanalist, armastuse kanalist sulle täna, siin ja praegu. Ja ma soovin sulle õnnistusi, sinu päeva ja et see teekond, mis me siin avasime koos lahti, et see kõik laeks ja õnnestuks sul täpselt nii, kuis peab. Nii et ole hoitud, armas. Nii. Tere tulemast lugemisse grupp number 2. Sellise kauni roosigrupp. Täna on meil siis teemaks siin südamlikud sõnumid su kõrgemalt minalt. Nagu näha, siis siin on sükest roosilist rõõmu see kaardi lugemine täis. Ma olen ühe imearmsa inimese oma ämma aias ja tema lillekesed on siin rõõmustamas meie lugemist täna. Mul on selle üle nii hea meel. Siin on tõesti nagu nii mõnus olla, sest see kõik lõhnab nii imeliselt, et roos on nii kõrge sagedusega lill ja toob nagu läbi selle kõik meile siin seda südame sagedust. Ma tunnen, et lõpuks ma saan ankurdada selle roosi sõnumi meile siia lugemisse ja see jääbki siia, et see ei, isegi kui need lilled on ära õitsenud ja ära närbunud, siis see sõnum ja see energia saab siia talletatud. Nii, me oleme siis kõrgemalt minalt võtmas vastu sõnumeid, kui sa tahad natuke kuulda neid sissejuhatust kuulata, et kuidas me siis siin alustasime seda lugemist ja alustame siis selle grupiga. Vaatame. Ahah, selline sõnum. Kõrgemal minal on väga olulised sõnumid. Su kõrgem mina tegelikult on nagu kogu aeg jälgimises ja kogu aeg sinuga. Lihtsalt see, kas me võtame selle hetke ja aja ja tunnetuse, et teda kuulata või kuidas keegi, see on igaühele nii individuaalne ja omamoodi see suhtlemine oma kõrgema minaga, et selleks on erinevaid viise. See sõnum on selline müstiline sõnum, mis siis etendab nagu sellist kaevuhoidja, kui nüüd otse siin tõlkida, et sihuke jumalik jõud ja tarkus. Et sul on mingisugune oluline roll praegu olla, kuidas ma nüüd seda ütlen, olla nagu hästi teadlik sellest enda tarkusest ja jumalikust jõust ja ise austada ja hoida seda energiat. Et kuidagi tuleb selline tunne, et sina oled nagu see, kes praegu endale seda valgust saab hoida ja seda austada. Ja mingisugune nagu tohutu jõud on sinu sees, mis soovib nagu ennast avada, soovib ennast näidata rohkem maailmale. Ja sina siis saad seda suunata ja olla nagu sellega
ühenduses ja koos. Ma vaatasin korra siin kaardipaki sõnumist ka, et kuna see oli nagu meil siis tagurpidi, siis on natuke see sõnum ka, et see jõud ja see vägi, mis nagu on sinus, praegu on nagu mingi leke kuskil, et see nagu jookseb välja, nii et sul on nagu see tekkinud sihuke väsimus. Aga su kõrgem mina tahabki, et sa õpiksid seda valvama ja olema nagu valvsam ja jälgima, kuhu siis su energia läheb ja kuidas sa seda energiat nii-öelda taltsutad või kasutad. Tuli meile siia väikene innu seltsiks. Nii, et kuidas sa siis seda kasutad, et sa saaksid nagu seda targemini teha, ütleme niimoodi. Et siis see energia ei jookse lihtsalt kuskile tühja, vaid see saab olla midagi nii vägevat ja nii võimas sinu jaoks. Et sa saad kaardistada oma elu, sa saad vaadata, et kuidas sa ennast tegelikult tunned. Alustame sellega, kuidas sa ennast tegelikult tunned. Mis on nagu sinu see põhiteema nagu, millega sa justkui igapäevaselt tegeled. Kas see on see, mis on päriselt sinu jaoks? Kas see on see, mis on sinu, kuhu su energia päriselt voolata tahab? Et seda kohta ma soovitaks hästi tugevalt vaadata. Et midagi sealt nagu tahab saada lahti rulluda. Ja kui sa tunned, et see ei ole nagu päriselt see, siis see on kindlasti see üks põhjus, miks see sõnum just praegu siin on. Et siis jooksebki aur nagu välja ja lõpuks sul ei ole nagu seda rahuldust ja seda head tunnet, sest et sa andsid kuskile, kuhu sa tegelikult ei peaks andma. Et ma soovitan hästi nagu, kuidagi tuleb see tunne ka siia gruppi, et nagu human designi võib-olla natuke see uurida ja vaadata, et mis on nagu sinu see energeetiline töötamisviis, et kuidas nagu hoiduda sellest tühjaks jooksmisest ja kuidas siis oma seda eluenergiat targalt suunata. Et on üks võimalus seda vaadata läbi human designi pilgu, aga sina tead, mis on siis sinu jaoks see hea viis. Siis on siia tuli sõnumiks julgus, grupp number 2, siis number 2 paarid. Julgus, tugevus, perekond, sihuke väga, väga tugev vägi, nagu siin on see lõvisära ja päike ka kohal, et sa julgeksid nagu, et kui sa midagi oled ära tundnud ja midagi näinud, et sa siis julgeksid ka seda päriselt teha nagu ja valida ja teha neid valikuid, mis on päriselt sinu valikud. Et nagu liikuda sinna suunda, kuhu sa päriselt liikuda tahad, et lõpetada ära sellised nagu ei tea, mis ma teen ja ma ei tea ja nagu mingid siuksed mängud. Et julgeda siis vastu võtta nagu enda see vägevus ja sihuke nagu keegi, kes lihtsalt läheb ja võidab ja teeb nagu seda, mis ta tahab teha. Et sihuke hästi tugev nagu jõud on sinus olemas ja sellega on nagu sinu kõrgem mina nagu soovib, et sa lõpetaksid selle mängimise, et sul seda ei ole ja võtaksid vastu selle, et see sul on. Et ja mul tulebki nagu sihuke sõnum ka, et lihtsalt mine nagu, et ära nagu karda midagi. Praegu on see koht su elus, kus lihtsalt mine
ja tee ja ära vaata tagasi, ära heieta minevikus, vaid mine julgelt edasi oma tulevikku. Nii. Ja siis tuligi sihuke veel nagu kinnituseks kaardisõnum, et nagu jõud üle siis raskuste, et võta oma energia ja jõud tagasi. Ja see on täpselt see, nagu ma tunnen, siin on mingi sihuke ohvrimuster, et millest on vaja vägi välja võtta, nagu sellest, et sa ei mängi sinna ohvrimängu enam oma eluenergiat, vaid võtad selle tagasi ja mängid selle päriselt oma ellu, nagu oma kõrgema mina teele, oma selle kõrgemasse olemusse panustad, mitte enam sellesse, mida sul ei ole ja kui raske see kõik on või kui ebaõnnestunud su elu on või sinu teed, et või sa tegid kuskil mingid vead või valikud või sa lihtsalt ei tea, et selle nagu sellelt nagu väe äravõtmine ja tähendab nagu selle ümber mängimine, on ju, me mängimegi tegelikult nagu oma energiaga, on ju, selles mõttes, et see on meie käsutuses, meie energia, kuidas me seda kasutame, kuidas me seda valime, suunata, see on nagu meie kätes ja siis ja kui me paneme selle sinna, mis meid ei toeta, siis me oleme rahutud tegelikult. Hingeliselt me oleme siis rahutud, hing on rahutu, ta ei saa asu, ta ei saa olla kuidagi, sest et see ei ole ju päris see. Siis see ongi meile indikaator, see mingi depressioon või ärevus või rahutus, et meil on vaja ümber häälestada, et energia jookseb kuskile lekkesse. Et energia ei ole kodus, energia ei ole nagu meie jaoks. Siis on vaja julgeda uuendusi vastu võtta. On vaja julgeda uueneda. Jällegi seesama koht nagu tulla välja nendest aukudest. Ja siis tuli selline triksteri kaart ka, mul see kaart on alati hästi kõnekas. Kui see tuleb kuskile lugemisse, et olla tähelepanelik siis, et mis on sinu triksterid, sest triksteritel on jõud ainult siis, kui sina annad selle jõu neile. Et nagu need on siuksed meelepetted nagu, et sa oled andnud millegile või kellegile nii tohutu väe ja nagu kinkinud talle selle oma energia niimoodi, et sa nagu tõstad ta tegelikult endast kuskile, ma ei tea kuhu, on ju, ette või üles või ja teed ja oled teinud ta nagu nii oluliseks, et sa ei näe enam tegelikult seda, mis on päris nagu või mis on sinu jaoks siin oluline läbi selle, et tunneta natukene, et mis see trikster siis sinu elus on, mis see meelepete on, milliseid mänge sa siis mängid, milliseid nagu illusioone sa siis lood kellestki või millestki. See võib olla näiteks mingi olukord, kuidas me anname olukorral oma ära, ehk siis oma jõu. Näiteks, et mina ei saa seda teha, sest et mul on ju see või see. Või näiteks mul on lapsed, on ju, ma ei saa teha neid asju. Või mul on nii kiire, ma ei saa minna tantsima kunagi nagu. Näiteks, on ju. Või siis nagu, tema on nagu nii vägev, et ma pean kindlasti tema käest küsima. Või tema teab paremini kui mina. Et need on nagu sellised mängud, mis me mängime, et endalt nagu ennast vähendada. Ka siukse nagu ohvrikallakuga mängud. Nagu ohvrikallakuga koolimängud, elukooli. Et selle võid nagu ära lõpetada. Oleks kutsung kõrgemalt minalt, et tuua energia tagasi koju
ja teha siis seda, mis on päriselt oluline sinu jaoks. Seda tead sina, seda teab su kõrgem mina ja see ongi see. ja ma just tuli nagu kohe peast siuke tunne küsida, et mis see kõrgem mina tahab öelda selle kohta, mis siis tegelikult oluline on. Ja siis see ongi see uuenemise sõnum, et valguse tiivad omal sirutada välja ja nagu uueneda, saada siis kellekski uueks. Et julgeda oma hingeteel nagu areneda ja astuda vanadest vormidest välja ja liikuda edasi. Ma tean, et see võib tunduda mingites kohtades nagu too much, liiga palju või nagu segav või häiriv või tahaks, et ju oleks nii mugav ja hea. Aga see ei ole see potentsiaal nagu, et potentsiaal kutsub sind uuenema, kutsub sind astuma suuremaks, astuma edasi, et laskma lahti nendest vanadest, mis on täiesti okei. On olnud neid vanu asju ka mängida, aga nüüd on aeg edasi liikuda. Vot ja just sellised sõnumid. Ja kas sa tead, et me oleme ka Instagramis olemas oma valguse sõnumite kanaliga? Et soovitan minna vaatama Instagrami, et seal saab ka selliseid sõnumeid kuulda ja tihemini kui siin YouTube'is ja seal saada meie jälgijaks ja kui sulle meeldis see lugemine ja sa said siit enda jaoks midagi olulist, siis anna endast ikka märku, et nii tore on nagu teid näha kommentaariumis siin all on ju või lihtsalt, et likeida ja tellida meie kanal, et see on hästi tore, et siis see kanal saab suurema hoo sisse ja sina saad olla ka nagu ühenduses meiega ja saada neid sõnumeid just õigel ajal oma kanalil või märguannetes või kus need tulevad. Vot, aga kui sa soovid sügavamale minna oma nende teemade või asjadega, see võimalus on ka siin video all on olemas kõik info siin kastis, kirjelduse kastis ja sealt saad siis rohkem uurida. Aga igal juhul aitäh, et sa valisid siia ruumi tulla. Mul on hea meel, et see energia on siin nii kohal ja panustas meile kõigile väga palju. Mul on rõõm, et sa sellest osa said. Ja ma soovin sulle imeilusat päeva jätku. Grupp number 2. Nii. Tere tulemast lugemisse grupp number 3. Nii ilusad suvised lilled. Ma siin rääkisin eelmises grupis ka, et see roosi energia on nii tänuväärt ja see on nii ilus. See on lihtsalt nii ilus, et mul on nii hea meel, et ma sain selle roosi energia siia meie kõrgema mina sõnumitesse salvestada. Et see jääb igaveseks siia, isegi kui need lilled on juba närbunud ja ammu saanud osakeseks kuskil kompostihunnikus, siis see energia nagu jääb siia ja need sõnumid jäävad siia. See armastus ja see südame sagedus nagu kannab siin kaua veel meid, et need sõnumid on nii võimsad olnud juba siin esimeses ja teises grupis. Ma täitsa soovitan kõiki kuulata. Kas siis võib-olla mingitel erinevatel hetkedel elus. Aga igal juhul mul on ülimalt hea meel, et see kõik siin toimub. Vot. Nii, aga alustame siis kohe pihta, mis me siin ikka ootame ja vaatame, mis on sõnum. Malekuninganna. Usaldus ja strateegia. Et grupp number 3, siis on meil siin kohe keisrinna energia üleval 30. Et selline huvitav, et kõik paljudes, ma ei tea, kas kõigis grupis oli niimoodi, et äkki teises ka oli kohe see
number oli sama, mis grupi number, et seal on väga head nagu süngid. Ja siis see sõnum tuleb usalduse sõnum. Järelikult on praegu su elus suur usaldamise koht. Et on vaja nagu suuremasse usaldusse minna. Aga samal ajal strateegia. Et samal ajal on vaja olla teadlik, kus ja millal ja kuhu sa liikuda tahad. Ja see tuletab ka sulle siis meelde, et sinu jaoks on olemas plaan. Nagu see, kuidas sa siin elus liigud ja sa oled nagu osa sellest suurest plaanist. Ja kui sa oled ühenduses, siis sõnumid tulevad sulle täpselt õigel ajal ja õiges kohas, mis ütlevad sulle, millal mida teha. Ja see male kuninganna ütlebki sulle, et kui sa lased siis sellel suurel vaimul otsuseid teha, siis sa võidad alati. Aga kui sa hakkad oma väikese mõistusega üle mõtlema, siis sa võid lihtsalt puusse panna. Aga kui sa lasedki nagu sellel kõrgemal minal rääkida, nagu Jumalal rääkida, siis sa ei kaota mitte kunagi mitte midagi. Et nagu lihtsalt see sõnum tulebki, et sa läheksid sellega nagu suuremasse usaldusse oma elus praegu nende kohtadega, mis sul seal parasjagu pooleli on. Ja et see on tegelikult hästi hea sõnum, nagu selline hästi lootusrikas ja võidukas. Väga võidukas, väga siuke kindla minekuga. Et nagu väga hea enne, ütleme niimoodi. Ja sinul ongi siis vaja lihtsalt usaldada. Vaja lihtsalt julgeda usaldada. Nii, siis tuli meile siia jumaliku meesenergia sõnum. Võib-olla sa oled just endas arendamas sellist jumalikku meesenergia kohta ja seda vastu võtmas ja nägemas, kuidas see töötab. Et siuke nagu väga-väga aktiivne jõud ja energia voolab ja siuke külluslik. Ja võib-olla sul ongi nagu praegu vaja nagu see strateegia koht on ju, mis seal eelmises kaardis tuli, et sul on vaja nagu võtta vastu see strateegiline, ettenägelik meesenergia nagu, kes on väga aktiivne, tegutseb, et sul on nagu mingeid asju vaja ära teha. On mul siuke tunne nagu liikuda mingist kohast enda sees välja, selleks on sul vaja võtta nagu selline tugev jõud endas kätte ja teha need asjad ära. Ja olla nagu selles usalduses selle kõigega, et see on praegu vajalik ja see on oluline. Samal ajal nagu olla nagu selles igavikulises olemises ja usalduses nagu inspiratsioonilaines ja usalduse sõnum tuli jälle. Nagu ma tunnen, et see kõrgem mina hästi tugevalt ütleb usalda. Usalda lihtsalt praegu kõike, isegi kui sa aru ei saa. Isegi kui su mõistus ei saa aru, siis Jumal saab alati aru nagu. Suur vaim teab alati. Ja ole nagu kantud selle nagu inspiratsiooni poolt, et mis sind inspireerib, mis sind nagu tiivustab. Liigu selle järgi. Tee nagu siuke häälestus oma elule. Vaata nagu, kas sa oled praegu liikunud nagu sellega, mis sind päriselt liigutab. Või oled sa nagu mingite lugudega nagu müünud endale mingeid asju nagu maha ja kujutanud endale ette, et need asjad sind liigutavad ja tiivustavad. Või oled sa selles päris olemises, nagu päris inspiratsioonis enda jaoks nagu äratuntavas energias, seda ma pean silmas. Nii.
ja sellel kõigel on siis hästi tugev püha eesmärk, mis sa teed ja mis teel sa siis liigud. Et sihuke igavikuline leek, esivanemate pärand, püha eesmärk. See jällegi nagu jälle kinnitab ja kannab seda, et seda usalduse kohta on ju, et kõik on hästi ja kõik on nagu omal kohal. Et me vahel nagu mõtleme, et midagi on valesti läinud või midagi on mööda ja miski nagu ei klapi või nagu nüüd läks kõik nagu valesti. Tegelikult ei ole seda nagu, ei läinud valesti. Ei ole, sellel kõigel, see kõik teenib midagi, sellel on oma eesmärk ja selles loos ei ole mõtet nagu istuda, et midagi läks valesti ja heietada selle üle. Sest et tegelikult on kõik teenis vaata ennast mingi hetk nagu, kõik on olnud vajalik. Nii, vaatame siit ühe varjukaardipaki sõnumi ka. No vot see, mis sind siis nagu edasi aitab ja näitan siit lähemalt ka. Ja kannab on nagu see andestus. Ja valu on siis see, mis tihti seal seisab meie valguse ees on ju. Et kui me oleme millegi suhtes nagu haavunud ja me ei suuda andestada, näiteks keegi ütles või tegi midagi meile kunagi või eile ja me ei suuda nagu seda lahti lasta, seda vimma enda sees, nagu seda andestamatust, seda paha meelt enda seest, siis nagu see lihtsalt istub nagu jonnipunn su valguse ees ja ta ei tule ära sealt, kui sa teda lahti ei lase. Ja blokeerib sind ennast tundmast rõõmu, armastust, avatust. Et nii oluline on vaadata, et mis meie sees nagu toimub, et mis mu enda sees toimub, kas ma olen avatud, kas ma olen lahti, kas ma olen usaldav. Ma saan aru, et sellest võib nagu natuke valesti aru saada praegu, kui ma seda rääkisin, et okei, lähme siia, et kui sa tunned, et sinu sees on valu mingi olukorra suhtes, kellegi suhtes, siis oluline on see, et sa laseksid sellest valust lahti enda jaoks. See ei tähenda seda, et sa pead minema selle inimese, näiteks kui see on seotud inimesega. See ei tähenda, et sa pead minema selle inimese juurde ja midagi talle ütlema. Vaid see, ma räägin sellest sinu sisemisest seisundist ja avatud ja olema nagu lahtine iseendale selles suhtes on ju. Et kui me oleme iseendale ja nagu tegelikult kõige suhtes kinni, siis meie eluenergia hakkab takerduma, et on vaja vaadata, mis on need kohad nagu, et kellele sul on andestamata nagu või millele või mis või oled sa üldse Jumala peale pahane. Et on vaja leida üles see nagu, seda aru, mingi koht, kust valgus ei saa enam liikuda. Mingi koht on kuskil kinni. Et see võib olla see nagu varjukoht, mis tahaks nagu natuke takerdada sind praegu. Et ma hästi soovitan sul nagu tegeleda sellega sügavamalt. Kui sa soovid, sa võid tulla ka minu juurde teraapiasse seda kohta vaatama, koos nagu lõdvestuma, lahti murdma neid koode või siis teha lihtsalt, kirjutada üles sisekaemus ja teha selline andestamise protsess. Et neid saab igate moodi teha, kui sul on vaja rohkem sellist nagu sümboolseid asju, siis võib-olla süüdata küünal ja lihtsalt enda sees andestada ja kui sa tõesti tunned, et sul on tegelikult mingi sihuke koht üleval, et sa isegi tahaksid seda läbi füüsilise minnagi reaalselt selle inimese juurde ja vabandada, siis loomulikult see on nagu sa pead ise tundma, et mis koht see on. Ja et see on nagu sinu sees kõik. Ja läbi selle nagu vabaneb tohutu energia, kui me oleme vabad, kui me oleme enda sees vabad, meil ei ole kellegi vastu vimma, mingit pahameelt või mingite olukordade või ma ei tea, mis asjade vastu.
et me suudame olla nagu sellises neutraalsuses, nagu vabaduses, siis meil on nagu endal ka lihtsam, et asjad hakkavad voolama ja asjad saavad nagu hoopis teise võtmesse. Et ma soovitan sulle seda kindlasti paneks veel südamele, et kõrgem mina palub, et sa sellega tegeleksid ja vabaneksid. Et see on nagu oluline. Ja siis veel oluline sõnum on nagu siis püha tegutsemine, et sihuke fookuse hoidmine ja liikumine. Et kui sa hoiad fookust ja liigud sihipäraselt, siis see viib sind nagu aina jõudsamalt edasi selle suunas, kuhu sa liikuda tahad, selle võidu suunas. Ja mäletad, on ju usaldamine, suure vaimu usaldades jõuad sa selle võiduga lõpuni, mida sa oled oodanud ja mida sa tahad kogeda. Et tegutse, ära jää seisma, tegutse julgelt, tegutse nagu nii, nagu sulle juhatus ütleb ja mine läbi sellest seisakust ja sellest kohast, mis sind ei teeni. Ja kas sa oled teadlik, et meil on ka Instagramis konto, kus on mõnus kanal, kus saab valguse sõnumeid kuulda, et vaata siin selle video all on kõik palju lisainfot, et kus saab olla meiega veel ühenduses. Laigi ja telli meie kanal, et see kanal saaks veel jõudu juurde ja saaks neid häid sõnumeid meile kõigile jagada rohkem ja rohkem. Ja kui sulle see video oli toetuseks ja abiks, siis jäta ka sellest siia märk ja pane like ja mul on hästi hea meel, kui te kirjutate kommentaari ka, mis teile meeldis või mis kõnetas ja ka isiklikud kirjad on teretulnud. Nii et ma soovin sulle kõike head ja imeilusat suvist või sügisest või talvist või kevadet, millal iganes sa seda kuulad. Ilusat imelist päeva jätku.